Lubasin viimati arutada ka kinnisvaraturul toimuvast, nii et läheme kohe videoga peale, meil on millest rääkida. Vaatame kõigepealt fakte. Uute kuulutuste lisandumine portaalidesse on praegu tõusnud. Kui me vaatame üle 3 suurema kinnisvaraportaali ja kõiki kuulutusi, ehk siis maaklerite kuulutused sealhulgas, siis kasv on olemas, aga see ei ole midagi metsikut. Kui me vaatame ainult otseomanikult kuulutusi ja võrdleme märtsi esimesel nädalal lisandunud uusi kuulutusi versus teisel nädalal lisandus 10% rohkem uusi kuulutusi, kolmandal nädalal lisandus 20% rohkem uusi kuulutusi. Ehk siit võiks järeldada, kes juba on otsustanud müüa, sellel on praegu davai, see tahab kiiresti ära müüa, äkki midagi juhtub, võib-olla ei saagi müüa. Ja see tuleb välja ka klientidega suheldes, kellel ma praegu aitan müüa, need on praegu motiveeritud, et asi saaks tehtud. Ostjate poole pealt ka, paaril objektil on praegu isegi rohkem huvi tuntud. Ja vanadest lõbusatest aegadest on ka päris mitu bronni mul praegu õhus, kus ostjad ka pigem on suhtumisega, et davai, teeme asja ära, saaks seda laenu kätte. Ehk lühiajaliselt tekkis olukord, kus sellist rabistamist oli isegi rohkem, aktiivsust oli veidi rohkem. Kes otsustanud osta vaja, see tahab kiiresti ära osta. Kes otsustanud müüa vaja, see tahab kiiresti ära müüa. Äkki midagi juhtub. No, ole näha, mis siin uus nädal toob. Praegu esmaspäeva põhjal ütleks, et hakkab pigem vaiksemaks jääma, aga ole näha, mis elu toob. Aga nagu ma ütlesin, vaatame fakte. Kui me vaatame portaalides uusarendusi, siis on kohti, kus on hakatud bronje tühistama, mis võib meile näidata pikaajalist trendi. Kellel see otsus ei olnud veel kindel, tema võib olla see, kes paneb selle otsuse pausile. Võib-olla tal ei olnud müük veel kõrge hinna pealt lukku pandud, siis ta ei julge seda otsust teha. Ja mõtle, kes täna oleks olnud see, kes otsustaks, okei, võib-olla siin aasta pärast peaks vahetama suurema vastu, mõtleb ostu peale. Tema lükkab kindlasti selle otsuse tulevikku. Ta lükkab kindlasti selle edasi. Miks ma peaksin riskima tänases olukorras? Võib-olla hinnad hakkavad üldse langema. Ehk nüüd selle pealt järeldades, kes niikuinii on protsessis, ta niikuinii müüb kõrgelt, ostab kõrgelt, tal on otsus tehtud, tal kindlasti vaja elukoht vahetada, siis need tehingud tehakse lõpuni ära. Aga mingist hetkest tuleb kindlasti tehingute arvus kukkumine. Isegi kui märtsikuu statistika näitab võib-olla veidi väiksemat kukkumist tehingute arvus, kui võiks karta, siis nõudlus väheneb seni, kuni on ebakindlus, mis saab edasi. Nüüd, mis saab hindadega? Hindade võimalik liikumine olenebki suuresti sellest, kui kaua eriolukord kestab ja kuidas siis nõudlus ja pakkumine omavahel välja mängivad. Kinnisvaraturg ei ole nii efektiivne, et päevaga võiks kuskil siin 10% kukkuda. Aga praegu on igati kasuks, et enne oli nii kõva müüjaturg. Pakkumist oli nii vähe. Nüüd muidugi nagu nupust, järsku on ostjaturg. Ilmselt mõnda aega nii ka püsib. No, hindades kindlasti korrektuur tuleb. Juba lihtsalt selle pealt, et praegu on ostjaturg, tehinguhindades peaks mingi langus toimuma. Samas ma väga ei pea tõenäoliseks stsenaariumit täna, kus massilised töökaotused peaksid viima kodulaenu pankrottideni ja mingite sundvõõrandamisteni, et mis lööks kinnisvarahinnad kohe järsult alla. Peeter Pärtel pakkus siin, et kriis võib kinnisvaraturule jõuda kuskil poole aasta pärast. No, ajaliselt keeruline ennustada, aga üks on kindel. Üüriturg kaob tunduvalt kiiremini ära. Kui näiteks teenindussektoris jätkuvalt töökohad kaovad, mul ei ole ju mõtet Tallinnas korterit hoida, kui ma töö pärast siia tulin. Meie noored hakkavad siis üürikaid üles ütlema, lähevad vanemate juurde tagasi. Töölubasid ka praegu ei väljastata välismaalastele. No, piirid on niikuinii kinni. Ehk välismaalt Eestisse tuleva tööjõu nõudlus üüriturul ka kaob ära. Paneme siia juurde fakti, et Airbnb turult, lühiajalise rendi turult tuleb pakkumist pikaajalisele rendile. Ehk üüriturg on esimene koht, kus nõudluspakkumine lähevad paigast ära. Mingil määral, kes ostuotsuseid lükkavad edasi, siit võib tulla veidi nõudlust üüriturule, aga eeldan, et üüriturul korrektsioon tuleb. Ja see on koht, mis võib müügihindasid mõjutada. Sellised on minu mõtted. Ei saa võtta puhta tõena, aga
ajad on põnevad ja kihvt on arutada. Pärast äge kuulda, mis teie arvate tagasiside pealt. Olen siin jälle järgmisel teisipäeval. Telli videod minu YouTube'i kanalil ja siis näeme juba jälle. Seniks, tšau!